Tere tulemast vaatama 4. Jõulumaa Openi avapäeva feature kaardi mängu. Täna võisteldakse kollasel asetusel. Minu nimi on Silver ja minuga on stuudios täna minu abikaasa Kristin. Tere ka minu poolt. Ja tutvustame siin meie videopildi mängijaid. Meil on videopildist täna 5. puul Erki Kurakin. Siis on meil Birgit Vider, Keiro Jõgisalu, Kaidi Alsalu ja Roland Kõur. Nüüd järjekord võib-olla läks natuke siin sassi, aga need 5 tegelast meie ette astuvad ja näitavad, kuidas siis Jõulumaa kollast rada mängida tuleks. Ja, suure tõenäosusega siin on võimalik näha siis täitsa sellist erinevat mängupilti, erinevat taset ja ka näha siis, kuidas mehed ja naised ründavad seda rada. Ja esimeseks on siis meil kohe 90-meetrine par 3. Kindlasti mängib natukene pikemat, sest vaja on visata üles nõlva peale ja see nõlv on suhteliselt selline salakaval, et seal võivad kettad kiirelt rollima hakata, nii et vaatame, kuidas keegi siis siin hakkama saab. Ja suure tõenäosusega näeme me 5 tagakäviset esimesel ajal. Küll korv on paremal ja võiks ju eeskäega rünnata, aga selline tagakäe üle minev, nagu Roland just meile näitab, tundub kõige loogilisem play just selle distantsi nii-öelda kätte saamiseks. Jah, et eestkäsi nõuab paratamatult rohkem jõudu. Kaidi natukene võib-olla andis liiga palju nurka sellele kettele ja vist päris lähedale ei ole keegi siin saanud, et vaatame, kas Birgitil õnnestub. Ja, Birgitil nüüd natuke vise madalaks, aga tegelikult seal all on keskel on täiesti okei, et üsna lihtne lähenemine ja mängida parri. Just. Ja viimane ketas läks ka teele, tundub, et see on päris potentsiaalikas ja jõudis kenasti sinna mäe nõlva peale. Muidugi see võib teha puttimise natukene keerukamaks, kui kuristik on korvi taga, et vaatame täpselt, kus tal see putt jäi. Ja Birgit saab kenasti lähenemisega hakkama, et siin need puud seal korvi lähedal teevad ka võib-olla selle olukorra natuke keerulisemaks, et sooviks saada selle ketta enne neid puid maanduma ja mitte tabada siis mõnda neist. Ja, Erkilt siin üsna soliidne eeskäe Anhaiseri lähenemine. Ja Kaidi just täpselt niimoodi teebki ja see on täpselt see, mis võib juhtuda, kui mõnda seda puud tabada. Et siin see äraveeremise oht on üsna suur. Kahjuks peabki leppima siis nüüd suure tõenäosusega paugiga. Et näiliselt nii lihtsast kohast võib siis selline apsakas juhtuda. Ja, Keiro on nüüd ainuke, kelle meil on veel pöördiputt jäänud, et Roland otsustas enda puti korvi alla visata. Ja, väga ilus ja väga hea algus. Ma arvan, et see on üsna selline magus pöördi kohe alustuseks. Ja, ka 3-ga ei ole siit midagi hullu ära minna, et ei ole nii-öelda üks lihtsamaid korve meil siin Jõulumaa kollasel, et siit parriga ära jalutada on kõik väga hästi. Taamal paistab kui üks staarfotograaf, kes siin meie tegemisi jäädvustab. Ja, seal on mina. No nii, teine rada, par 4, 210 meetrit, mängib pikalt laugelt mäest alla. Ideaalne on seda rünnata siis tii pealt eest käega, nii nagu Keiro teeb, võib-olla natukene läheb siin laiaks. Ja siis jääb üks selline veel võib-olla eeskäe sõbralik lähenemine ja korv on lõpuks siis astmete otsas, et tehnilisust jätkub siin igasse viskesse. Ja võib-olla sutsu isegi natuke nagu pikaks võis see minna, et siin tegelikult fairway on väga lai ja kui sinna peale õnnestub see ketas maanduma saada, siis on ka lähenemine garanteeritud. Et siin nüüd lühikeseks võib-olla muidugi on hullem jätta seda drive'i, et kui siis jah, pigem pikaks. Erkil vist natukene haisardas ketas kuskile metsa vahele ja Roland paneb kohe järgi sinna. Ja naised jah, suure tõenäosusega lähevad nüüd siin tagakäega, et
tagakäega ma arvan, et see pise on natukene tehnilisem. Et kui eestkäsi on käpas, siis kindlasti oleks see eelistatum variant siin tiialal. No vaatame, kas Kaidi paneb oma F5 nüüd pikalt kandma natukene varakeeraga sisse. Jah, see on nüüd väga keeruline hakata siit teed leidma. Võib-olla ta leiab siit mingisuguse augu, aga tegelikult see mets on siin üsna tihe ja halastamatu. Ja ei aidanud see kogemuste pagas siin. Nii, Birgit on meil siin sinise teise korvi kandis ja tuleb siit väga hea, nagu ta ka ise kommenteerib, siis väga kitsast pilust suutis tagant käega läbi mängida ja nüüd peaks olema jäänud tal üks avatud lähenemine eest käega, et varsti jõuame sinna. Ja ka tegelikult Rolandile jäänud üldse lihtne lähenemine, aga ta pani selle nüüd toimima kenasti ja tegelikult putib pöördit. Täpselt samamoodi peab viskama eestkäfleksi Erki, aga see ei õnnestunud nii hästi. Tundub, et kellelgi päris ideaalset drive'i siin ei tulnud, et natukene peab nii-öelda meisterdama ja joonistama neid viskeid. Ja, aga jah, väga ilus. Võrdluseks, et kui Keiro peab tii pealt kõvasti tagasi hoidma, et ennast sinna sweet spoti panna nii-öelda kurvi peale, siis Erki võib panna küll ja veel, aga ikka jääb puudu natuke. Ja Kaidi on nüüd 3-ga jõudnud sinna Circle 2, et suurem töö on tehtud, aga sealt on veel päris pikk putt jäänud, et et Kaidil tundub, et on natukene siin raskusi ringi alguses, et see esimene lähenemine läks kuidagi õnnetult rollima ja ka siin rajal on tiba keerulisem olnud kui võiks. Aga siiski on tegemist siis valitseva Eesti meistriga ja tegelikult sel hooajal suurepäraseid tulemusi näidanud ka väljaspool Eestit, nii et on kindlalt oma sellise jälje jätnud discgolfi ajalukku. Ja Keirolt super algus 2-2, et saab kohe enesekindluse sisse ja hooga purjetama. Rolku teeb ka pöördiarve lahti. Ja väga julge ja tugev putt, korvi. Ja Kaidilt võib-olla kergelt rabe algus, aga mängida on nii kõvasti, et ilmselt saab oma rütmi sisse ja hakkab varsti oma mängu mängima. Et me mängime siis tegelikult 20-korvilisel layout'il, et radade raskusastet natuke võrdsustada divisionide jaoks. Meil oli siin 200 võistlejat, et me selle sama nüüd 3A ehk siis originaal 3. raja tegelikult lõikasime pooleks. Et esimene rada on siis 90 meetrit, selline tagakäe suhteliselt sirge vise, mis siis lõpus natukene hajub vasakule, et kutid ilmselt lähevad siin midarite, putteritega ja võib-olla naised kasutavad rohkem fairway drivereid, eks kohe ole näha, aga ilmselt selline rada, kust ikkagi tahaks mingile putile jõuda. Just, et siin rajal tegelikult väga mingisuguseid takistusi ei tohiks olla. Fairway on väga lai ja eksimus peaks olema päris suur selleks, et nüüd endale olukord keeruliseks teha. No, Birgitilt on Saint Proga väga kaunis vise, et tabas ilusti õiget käppi. Jah, suurepärane. Tundub, et siin natukene võib-olla ajastusega olnud eksimusi, aga seekord mets andestab ja tegelikult jõuab Kaidi ilusti putile.
koolime ära. Kõik nõus on, Nii. Annan teile see. Terve puul koolis jalavea ära, seda me nüüd peame siis PDK-le tagantjärgi kirjutama hakkama, et siin tulemustega on natuke manipuleeritud. Hästi! Opa! Suurepärane putt. Ja avab pördiarvega Birgit. Roll putt siis gramm madalaks ja umbes sama distantsi pealt saab kohe keeroproovidega. I'm back, baby. No nii. Birgit pani korvi kinni poistele. Ja Kaidi saab ka kenasti pöördi oma skoorkaardile. Võtta on sama nime all, pole keegi saa öeldud midagi valesti. Annan lihtsalt boksitüdrukutele ära ja... No, päris palju saame siseinfot siin, mis me kuuleme, mis puulikaaslased omavahel räägivad. Et... Nii, ma korra tutvustan seda rada ka, siis see on see 3. raja nüüd teine pool. Mängime originaalkorvi, aga tiiala on siis meil drop-zoonis, kuhu siis satud muidu kui Mando käiksid. Birgit nüüd keeras selle ketta või viske natuke üle, aga tegemist on siis päeva kõige lihtsama rajaga. Ta mängib keskmist tulemust 3,6 ehk siis tegelikult ma arvan pikema viskega mängijad võivad siin anda endale kindlasti ka iigli lukki, et kui siin midagi ette ei jää, siis ma usun, et vähemalt enamus tugevama viskega meesmängijad on võimelised ennast kindlasti putile viskama. Just nii, et siin tegelikult ei olegi mingisugust ideaalset võib-olla landing zone'i, et siin võid julgelt visata kuhu soovid. Ideaalis muidugi jah, mehed saavad sinna korvile võib-olla päris lähedale, aga siin see rada andestab ka selliseid pisemaid eksimusi võib-olla. Liit! Erki valis selle kõige kitsama liini ja tegelikult lõpetab väga heas kohas, et sealt peaks olema nüüd üsna lihtne selline väike chip korvi alla ja peaks sealt pöördiga edasi minema. Birgit jäi natukene nagu selle nõlva taha, et sealt ilmselt on tiba keerulisem läheneda, sest et korvi tegelikult ei näe. Ja täpselt ei oska ka arvestada võib-olla selle tõusu ja langusega. Aga ta oli ikkagi, ma arvan, ütleme puti raadiuses. Kaidil natukene võib-olla see nurgatunnetus on praegu ikkagi selline natukene paigast ära, et kindlasti ta ei ole see tema tavapärane. Jah, seal võib asi olla ka selles, et tegelikult on pikem hooaeg võisteldud siin ju väga heas kliimas ja Kaidi tegi palju ka kaasa USA võistlustel, kus siis temperatuur ikka enamasti oli tunduvalt mõnusam, et tulles tagasi siia Eesti sügise lõpu kliimasse on võib-olla natuke harjumatu esialgu seda käiku sisse panna, et just, et tegelikult Kaidi oli just vahetult enne USA-st Roe-Winkil meiega koos ja praegusel hetkel on ta jälle teisel pool maakera Austraalias esindamas Eesti koondist tiimide MM-il, kus praegu Eesti on näidanud väga kindlat mängu ja kenasti, ütleme nii, et kulla kursil. Ja, kõik vastased on alistatud, et senimaani on näidatud ennast üliast küljest. Ja suurepärane putt, et tegelikult 2 rada järjest juba ilusti sellised enesekindlad putid ja korjab veel ühe pördi. Jah, ka Erki, kui ma ei eksi, sai nüüd pördiarve avatud. Et kogu puulil on siin linnukesed kirjas ja tundub, et on üsna selline teineteist toetav punt kokku saanud siin feature kaardil, et siit on, ma arvan, edasi ainult hea minna. Just. Nüüd me oleme jõudnud siia silla peale mäe otsa, väga selles mõttes huvitav ja väljakutsuv vise, sest et kõrguste vahe on, ma arvan, kõige suurem, mis üldse siin rajal pakkuda on. Tegemist par 4-ga 184 meetrit.
Keiro nüüd valib väga huvitava liini. Et siin on tõesti kõvema käega mängijal võimalik visata üle metsa, et võib-olla jõuda sinna korvile päris lähedale, ütleme traditsioonilist liini pidi päris korvi alla või ei jõua, võib-olla eestkäega on võimalik mingisugune imevise teha, aga pigem üritatakse mängida siit mäest alla tee peale, selleks, et jääks selline kindel positsioon lähenemiseks. Jah, siin nii palju mängitud, et tegelikult sellised võib-olla kõige suuremad eksimused tehaksegi võib-olla tiibel ketta valikuga, mitte isegi selle viskeliiniga eksimisel, et valitakse liiga kiire ketas ja tegelikult on, nagu vist ka siin nägime, päris kindel ei ole, mis sealt teele läks, aga tegelikult see tagage Haiser peaks juba keerama siin üsna varakult sinna alla tee peale, et selle viske pikkus ei ole meil nii oluline, kui just anda endale see positsioon üldse teiseks viskeks. Et enamasti, kes lähevad kiirema kettaga tii pealt viskama, siis saavad ikkagi paremal pool mingid puud kätte ja sealt sellist scramblimist väga head ei ole, et suures pildis peab sealt leppima 4 või rohkemaga. Et Birgit läkski oma drive'iga natuke liiga vasakule ja seal oledki nii-öelda hädas selles mõttes, et enam pöördit ei mängi, nüüd ongi vaja aktsepteerida seda tõde, et lähed 4 mängima. Ja Erkilt siin vahepeal imeline lähenemine. Et sai üsna sõbraliku puupõrke tii pealt, et ei löönud kuskile väga pimedasse kohta, et sai ilusti tagant käe sellise otseviskega läheneda ja pani selle pullikasse. Ja Keirol on ka väga huvitav koht, et korv on justkui siin samas, aga tegelikult mingit head liini sinna lähedale mängimiseks ei ole ja tundub, et ta jäigi kuskile kinni, kuigi ta üritas üle metsa visata, et eks see oli see risk, mis ta oli nõus tiialalt siis võtma. Wow, milline ground action. Et väga tehniline vise eest käega, selline Anheuser nõus up, et ta ei läheks katti. Et natukene võib-olla jättis madalaks, aga põranda seal selline action päästis selle suurema mure, et jõudis kindlasti putile. Nii, kas Keiro läheb nüüd 3. kord jälle üle puude või leiab seekord vahelt mingi võimaluse? Jah, tundub, et mingi aken oli olemas ja täitsa tundus kohati nagu lubav isegi korvi suhtes, aga pargitud siis parri mänguks. Jah, tundub, et siin Vau! Võimas putt. Ja Birgit päästis minu arust parri nüüd selle putiga, et tõesti suurepärane. Ja Kaidi on ilusti ree peale saanud, et 3. pördi järjest. Nii, mis ma siin korraks tahtsin kommenteerida Keiro kohta, et tundub, et tunneb ennast väga hästi ja on sellist nii-öelda särtsu täis, et tegelikult siin esimesel viskes ju pikaks, mis meil mängib, harva näeme, et seda pikaks visatakse ja teisel viskas ka tiiviske ennast natukene 10-15 pikaks, et sealt nüüd jäi tehnilisem lähenemine ja 3. tuli siin originaal 3. 4. siis tuli üle puude üle metsa mängima, et tunne peab hea olema, et selliseid viskeid üldse tegema minna või need distantsid kätte saada. Ma päris hästi ei mäleta, kuidas meil siin võistluspäeval ilm oli, ühel päeval oli tuuline. Kas ma nüüd ajan sassi, sest videopildis mulle tundub, et praegu on täis vaikus? Ja meil oli tegelikult ilm päris hea, et kartsime vihma, aga tegelikult seda ei tulnud, nii et suhteliselt kena ja sügisilmaga sai see mäng ära peetud. Ja me oleme jõudnud vahepeal 5. rajale, 122 meetrit. Üsna selles mõttes keeruline, et see ketas peaks lendama justkui Haiseris terve tee. Ja Haiseris visata 120 pluss meetrit on ikkagi mõnes mõttes väljakutse. Ja eks ta on siiamaani kindlasti kõige keerulisem rada, mida pöördiks mängida ja kõige suurema potentsiaaliga rada, kus pougi võtta. Et kui siit mingi varajane puukikk peaks sind vasakule lööma, siis sealt on üsna raske ära scrambleda see parr.
aga väike shoutout ka sellel võistlusel, esimesel ringil siis Tambet Nugin viskas siin korvil hole-in-one'i. Et võimas, ma ütleks, läbi minu teadmiste siiamaani ütleks jõulumäel kõige kihvtim holar, mis on visatud. Ja absoluutselt, et tegelikult huvitav olekski teada, et kas ta viskas selle nüüd skipiga või ta läks puhtalt topsi, et see korv on natukene madalamal kui nüüd see teerada, mis seal paremal näha on, et on võimalik ka sellise skipiga nii-öelda kettidesse panna. Ja nüüd me näeme neid lähenemisi siit vasakult poolt, et Birgit pidi just kiire kettaga minema, seda ees ka annukat viskama, sealt tagantkäega varianti pole, Keiro on pisut lähemal ja saab aeglasema kettaga sama liini minna proovima ja õnnestub ideaalselt. Et super vise, ülihea kontroll. Roland sai tii pealt siin kõige äärmise puu, et kui sellest oleks mööda pressinud, siis oleks ilmselt ringi jõudnud, aga leiab korvi alla ja läheb parriga edasi. Jah, et liiga pahane ei saa olla, kui siit parri võtad, et Birgitile jäi jälle väike tester. Ta on siin 2 pikka putti meil juba ära pannud, et vaatame, ta peaks ringis küll olema, aga sealt tegelikult putib juba 4. Äkelt hea proov. Et Erki kohta ka, et ta on siin tegelikult häid tulemusi näidanud. Et näiteks 3. novembril Elva nädala mängul oli ta 6. koht tulemusega +10. Hea kliina. Ja jälle Birgit suutis ära päästa. väga ilus. Ja siis Jaanike, see nädala mängust soovid rääkida, ma saan aru. jah, see Jaa, Erkil on õnnestunud Jaanikese nädala mängul siis 10. koht tulemusega -1 saada ja suurepärane. Nüüd on ta siin filmipuulis. jah, et palju pole vaja, et mõned head tulemused siin väiksematelt võistlustelt ja oled kohe siin filmipuulis ja väga ägedate sportlastega koos müramas. Jah, ja minu arust suhteliselt ainulaadne nähtus on ka see, et meil on siin vist 3 pro-diskuse mängijat. 3 pro-diskuse esindajad tõesti. Et ainuke pro-diskuse ketas, mida mina tean, on kollane kummist Legenda ja mulle tundub, et see ketas, mida Rolko praegu viskab, ei ole kummist, et see ei saa Legenda alla. Et see on midagi muud, aga kollane siiski. Sellegi poolest kollane. Et Kai, see peab olema Kai Vesa ilmselt lemmikvärv, sest järgmine mees on jälle kollase kettaga tii peal. Nii, see 6. rada tegelikult ütleks jõulumäe kollase originaalasetuse, siis üks selliseid nii-öelda kättesaadavamaid enamusele. Oi, Erkilt supervise. See on tõesti ilus liin. Erki näitas nüüd seda tehnilisemat liini, et tagant käega selline Heiser flip, late flip võib-olla sirgeks või natuke ka üle, aga mina arvan, et seda eeskäe sellise väikse fleksiga, nagu Keiro läheb viskama, on ilmselt lihtsam saada ringi, aga Keirol praegu läks vist seda Anheuser nurka chips rohkem, kui ta soovis, aga ikkagi jõudis mingile putile. Jah, et üks need sirged visked tegelikult on, ma arvan, ongi kõige raskemad discgolfi mängus, et mulle tundub, et siin tunnelis lõppude lõpuks peab nii eeskäe kui tagakäega tegema sirget viset ja vahepeal tundub see nii ületamatult raske. Ja eks iga mängija oskab seda kommenteerida ilmselt siis enda nii-öelda väiksest vaatevinklist, et minu silmis see eestkäe liin tundub seal lihtsam, kuigi ma aastaid mängisin seda rada tegelikult sinu Goldline purega. Seda sai kõvasti visata ja ta jäigi sirgeks lõpuni, et see tegi lihtsamaks, aga see pingutus sinna piskesse, et see 99 kätte saada oli üsna suur, et mingi hetk ma otsustasin minna kiirema kätte ja eeskäe kasuks. Aga selles suhtes siin rajal on hea see, et tegelikult võid visata nii nagu torust tuleb, sest see korv asub sellise kallaku peale ja ütleme nii, et pikaks visata on keerulisem võib-olla kui muul rajal. Kindlasti. Et mingi stopp on seal taga olemas
Ja eks see kollasel rajal vist on üks kõige potentsiaalikamaid ka Holari radasid. Et kui Holari pott on nädalamängul liiga suureks läinud, siis siin tasub kindlasti proovida. Erki ongi ainuke siis, kes siit pöördiga lahkub. 7. korv, par 307 meetrit. Korv on peidus, ta on nii-öelda all sellises augus, et teda siit tii pealt näha ei ole, aga kõik meie videopuulis olevad mängijad on jõulumel korduvalt ja korduvalt käinud mängimas ja võistlemas, et ilmselt teavad une pealt, kuidas nad viskama peavad, et korvini jõuda. Ma ise ütleks, et see on üks nii-öelda keerukamaid radasid, vähemasti minu jaoks, et kui sul on selline tugev eestkäev ise, siis võib-olla on lihtne riputada selline haiser sinna vasakule üles, aga kui eestkätt ei jõua päris nii kaugele visata ja siin muidugi mängib see väike nii-öelda nõlvake ka veel mängija kahjuks. Et tagakäega on sinna suhteliselt raske saada ja nüüd ma näen esimest korda, et keegi proovib rolleriga sinna visata. Mulle tundus, et see õnnestus ideaalselt. See tundus tõesti hea. Et sellel kettal ei olnud enam sellist hoogu, et kui ta sealt üle selle künka ära läheb, et ta kuskile korvist mööda jookseks, et ma arvan, et see võis jääda päris lähedale. Ja Keirol nüüd väike ebaõnn, et seal 1-2 sellist kaardi on puudu on, millest peab eest vahelt või tagant mööda mängima, et tabas õnnetult ja jäi sellisele korralikule testerile Circle 2. Ja nüüd tegelikult Birgiti poolt me näeme sellist joont, mis on ka teatud mängijate hulgast päris populaarseks saanud, et visatakse sinna paremale see ketas, et üldse ei mängigi üle nõlva nii-öelda seda soovitud fairway'd, mida rajadisainer on mõelnud, vaid hoopis teistsugust liini pidi, kus siis võib-olla on mets veidi hõredam ja sellise tagakäe fleksiga on võimalik sinna kohale visata. Ja nagu me nägime, siis tegelikult talle jäigi väga selline avatud koht lähenemiseks. Ja ütleks super sooritus, et see ei ole ka selline lihtne vise, mida tii pealt minna kindla peale viskama, et sa pead ikkagi õigel ajal ta panema tagant käega paremale keerama ja sa ei taha, et ta lõpuni läheks, vaid ikkagi viske lennu lõpu osas ikkagi tagasi ka feidiks juba. Nii, 3 Circle 2 lukki siin oli ja kuna Roland ei ole veel putima läinud, siis ta peab olema ikkagi päris lähedal, et kas see täitsa seal sinine korvist paremal ühe peal ongi Rolandi roller. Roosa või oli roosa, sorry. Ja nii ongi, et tõesti esimest korda näen, võib-olla peab isegi proovima siis suurepärane sooritus. Lõid sõbraga siin proodis, kui see ketad kokku ka ja kõike muud kui korvi. Vaatasin sind, Kirksi. Nii, Erkil tundub fookus täiesti laiali. Et loodame, et ta nüüd näeb fairway'd ka ikkagi. Ja minu silmis on lahe vaadata praegu, kuidas kutid mängivad, et sellised rajad, kus tegelikult on kõigil radadel võimalik eestkäega rünnata, siis kõik 3 meest mängivad tagant kätt. Et päris kihvt, see on jälle selline üsna tehniline vise, ta on 111 meetrit par 3, läheb nõks üles mäge ja tegelikult seda tagant käib flippi nii-öelda, sa tahad alles viske lõpufaasis. Et ta peaks sul haiseriga jõudma sirgeks alles selleks hetkeks, kui sa oled sinna künka peale jõudnud. Ja siis ta peaks hakkama vaikselt üle minema, et väga selline tundlik ja tehniline vise. Ja ma ütleks, et need mõneti on isegi sarnased eelmise rajaga, et nad on natukene erinevad, aga ise ka tagakäega mängides neid radu, siis väga peenelt pead tunnetama, missugust nurka anda ja missuguse tugevusega visata. Ja samuti mängib siin rolli ka kõrgus, et eriti just siin viske puhul. Et tõusumeetreid siin on ikkagi oma jagu. Ja üsna raske lähenemine tegelikult, sellepärast, et korv siit ei paista. Peab nagu lihasmelu järgi hakkama toimetama.
sinna korvi on minu meelest alati kaugemalt kui 20 meetrit on juba tegelikult päris raske läheneda, et see speed control on ülitähtis. Et seda ketast siin õigel ajal pidama saada on tegelikult üsna keeruline ja korvi tagant tegelikult hakkab juba põrand ära kaduma ja üsna kiirelt läheb mäest alla kaugele pikaks ka. Ja täpselt nii ongi ja siin ka puti eksimuse korral võib tulla see number natuke suurem kui tahaks. Aga Birgit ei eksi. Birgit teeb siin meil videopuulis korraliku putikoolitust praegu kõigile, et ja suurepärane. Väga selline kindel liigutus ja ilus on vaadata. Samamoodi Kaidi puhul. Et naised näitavad siin raudset närvi puttimisel. Väga ilus. Mulle tundus, et Keiro avavise läks nii-öelda veidi vasakule backdoor või kuidagi ei olnud päris õiget liini pidi, aga see oli ju Keiro pöördi putt, et ta jõudis kuidagi videopildis seda ketta lennu lõppu näha ei olnud, aga jõudis ikkagi päris lähedale. Et eeskäega sealt vasakult poolt teinekord õnnestub läbi pugeda ja jõuab ilusti putti raadiusesse. Front 9 siis lõpetab par 3. 102 meetrit on vaja visata ja korv on siis astmete peal, et kui saad drive'iga lähedale, siis ei ole veel katsumused lõppenud, vaid väljakutse ootab ka puttimisel, et ei ole midagi lihtsaks tehtud siin. Let's go! Ja absoluutselt, et Rollkult suurepärane vise seal 20-25 enne korvi on üks puu natukene rohkem fairway keskel, millest siis üldiselt tahad vasakult poolt mängida mööda, aga kui sa mängid sellist flexi või kõrgemat üleminevat viset, siis on ka väga okei, kui ta flexib sul sellest paremalt ja lõpus siis peegid tagasi korvile lähemale. Ma ütleks, et see on suhteliselt sage viga, mida me nüüd 2 viset järjest nägime, et see ketas liiga üle pööratakse ja ta läheb täitsa paremale ära. Et sealt on juba keerulisem siis puttida. Kaidilt väga illusioon, aga need viimased puud kuidagi tulevad vahepeal mängu liiga palju. Isegi sinna otsa sattunud. Ja, tegelikult tüdrukutelt praegu väga ilusad visked, et Kaidi vääris küll nüüd ringis olemist, aga see 102 meetrit siin tunnelis, ma arvan, Birgit on iga kell rahul, et ta saab jump putiga panna just sinna samasse, et oma pariga edasi liikuda. Kaidi ka mingisuguseid riske võtta ei taha, et siin 16-17 meetrit kõrgendatud korvi. Näeme siin väikest tibutantsu ka. Jah, eks see lõpuks taandub sellele, et kui mugavalt mängija ennast tunneb ja kui tunne mugavalt, siis ongi õige otsus visata korvi alla. Ja, ka selliseid asju tuleb ette, et võib-olla oli sents kõrga, aga tegelikult võiks ta sisse jääda. Jah, võib-olla gramm nagu tugev ka, aga tundub, et Roland putibki üsna tugevalt, vähemasti mis me oleme näinud siiamaani, et Rollkul on väga terav putt ja sellist tegelikult suures haiseris ka, et ma olen üllatanud, et ta sellise suure nurga alt julgeb ka neid sinna ikka enesekindlalt kütta, et teinekord nad tahavad läbi kettide pugeda sellises olukorras. Et see kuidagi tundub tema stiil ausalt öeldes. Nii, 10. korv, par 4, 199 meetrit. Esimese 50 peal on siis Mando puhul, tuleb läbida vasakult ja just tagantke viskega on siis ideaalne siit avada, et saada maksimaalne distants. Et jällegi ketta valik ja viske nurk siis on siin kõige tähtsamad, et see ketas panna aeglaselt lõpuni paremale kandma. Ja suurepärane sooritus ka Keiro poolt. Me tõesti oleme näinud ideaalseid viskeid, mida me kõik soovime siin tiialal teha. Nii. Natukene läks Erkil laiemaks ja hakkab seal kõrgel seda välja fleksima.
nüüd ei teagi, kas see puu tegi head või halba, aga tegelikult on positsioonist, kust on veel distantsiliselt võimalik korvi lähedale saada. Väike abi sealt oksa poolt, et ilmselt Kaidi oleks ka soovinud natuke rohkem nurka sellele kettele anda, et jätta endale võimalus ka pördi mängimiseks, aga võib-olla on see ka sealt metsa äärest tehtav ja täpselt sama Jääbki minema. vea teeb ka Birgit, et ei pane piisavalt nurka kettale. Siin võib-olla ka võib kuklas häirida see mandopuu, mis Tiialalt vaadates siis paremal pool on, et mandoga keegi ei soovi eksida. Nii, Birgit on nüüd päris keerulise koha peale sattunud. Suurepärane vise. Ja Birgiti eestkävisked on siiamaani olnud küll puhas kuld, et kõik lähenemised on olnud korvile väga lähedal ja ka praegune siis ütleks drive ikkagi leidis selle kõige suurema, kõige laiema käpi ilusti üles ja pani ennast fairway peale tagasi, et tundub, et usaldab oma eestkätt väga, väga hästi ja kõik siiamaani on hästi õnnestunud. Ja mulle tundub, et tänapäeva ütleme siis profimängijad peavadki oskama nii eestkätt kui tagakätt, et kuidagi maailm liigub sinna suunda, et tippmängijad ei ole pelgalt ühe tehnika peal, vaid on omandanud siis mõlemad viskeviisid ja valdavad neid siis hästi ja vastavalt siis olukorrale on võimelised kohanduma. Et kindlasti tuleb abiks õppida mõlemad selgeks ja ka usaldada neid. Ja siin me nüüd nägime ühte sellist ideaalset drive'i, et sa saad standstill lähenemist visata eest käega selline väike chip, et nii Rolandi kui Keiro tegelikult tiivisked olid ikka 10-10 mõlemad. Erkil on siin rahal natukene raskusi, aga loodame, et paneb ennast nüüd korvi alla ja läheb suurema pahanduseta edasi. Ja, natukene jäi veel puttida sealt. Ja ilmselt läks see natuke pehmemalt käest, kui ta oleks soovinud, et jäi sinna 10 meetri ringi äärde. Ja Kaidilt kena pehme tagakäe lähenemine. Nii, Keira jättis samamoodi endal natuke puttida, pöördi putt siin. Ei oskagi kohe öelda, videopilt teinekord petab, aga tahaks arvata, et siin 10 lähedal või natuke väljast, arvestades, kui kaua see ketas lendas. Ja ma arvan, et see oli kuskil 14, et tundus. Et arvestades, et Erki on siin ringi joonel. Nüüd see putt ei ole ka üldse lihtne tegelikult, sellepärast, et seal korvi taga haigutab ka teatav tühjus. Ja kui nüüd hirmsa hooga siin korvist mööda panna, siis võib see comebacker olla üsna pikk. Ja kahjuks nüüd Birgit ka eksis. Et aga... Ahah. Natuke tekitab see 10. korv meil siin probleeme, et need putid kinni püüda. Teeme nii, et Rolku teeb otsa lahti ja siis lähme puhaste paberitega järgmise raja peale. Ja Rolku ei lasknud ennast häirida eelmisel korvil siis juhtunud apsaka tõttu, kus ta siis sai spit-audi, pani täpselt sama julgelt selle kette teele ja seekord ta jäi sisse. Tundub, et nüüd korv lubab lõpetada selle raja. Käputäis punast ja paar pöördit. Nii, aga oleme jõudnud esimese 10 korviga ühele poole ja ootame teid kõiki tagasi back 10 jaoks. Just nii.